4. juunil avati avalik petitsioon Sky Mediale Alari Kivisaare raadioeetrist eemaldamise kohta. Tänaseks on sellel ligi 6000 allkirja. Lingid detailidega videokirjelduses. Mõned päevad hiljem avati avalik petitsioon Alari Kivisaare mittevallandamiseks raadioeetrist. Sellel on tänaseks ligi 4500 allkirja. Lingid detailidega videokirjelduses. Täna, 10. juunil, tegi Alari Kivisaar oma Facebooki lehel avaliku pöördumise. Tervitus kõigile! Nagu näete, olen nüüd minagi oma kambaka kätte saanud. Eelmisel nädalal alles kuulutate mind Eesti parimaks raadiohääleks, sain väga suure tunnustuse osaliseks. Järgmisel hetkel sõidad vilkuva rohelisega üle ristmiku ja babah. Rassist. Päevapealt. Ma olen esimene inimene Eestis, keda on vale uudise põhjal üritatud sellest stuudiost lahti kangutada ehk siis vallandada. See on absoluutselt absurdne olukord. Aga need inimesed, kes nüüd mind jahivad, tulid minu selja taga üle ristmiku üle juba punase tulega. Ehk siis nad on rikkunud seadust. Praegu ma saan enda nahal väga hästi aru, kui lihtne on valede ja laimuga inimene tänapäeval jalga alla trampida ja kogu tema elu ära rikkuda. Ma mõistan nüüd ka neid inimesi, neid teisi inimesi, kes samamoodi on sattunud Eesti ühiskonnas sellise kohutava surve alla. Ja see tundub, et käib väga lihtsalt. Rebid kontekstist midagi välja, lõikad endale sobivalt kokku, valad tundlikul teemal veel natukene õli tulle ja ongi tehtud. Ja asi hakkab elama oma elu. Õnneks meie Sky Plussi hommikurammi kuulajad ja ka need teised intelligentsed inimesed, kes seda kõike pärast kisa kerkimist järgi kuulasid, saavad aru, et see kõik rajaneb totaalsele valele. See ei võta ära minule tekitatud valu ja kahju. Aga ma tahaksin ikkagi tänada kõiki neid inimesi, kes on mulle toetust avaldanud ja kes on raskel hetkel toeks olnud. Ma olen töötanud raadios üle 30 aasta ja olen saanud piisavalt kriitikat. Aga ma olen alati suhtunud kriitikasse ja diskussiooni lugupidavalt. Ja arvan, et olen ka pidevalt õppinud. Aga see labastele valedele üles ehitatud minuvastane kampaania, massiivne, organiseeritud laimukampaania on ületanud absoluutselt igasugused piirid. Sellepärast ma olengi otsustanud kõik laimajad vastutusele võtta. Sellel teekonnal on minu kaaslaseks vandeadvokaat Robert Sarv, kes on varemgi laimajaid paika pannud. Ja ta on endiselt heas vormis. Ma tänan teid.